täna vaatan ringi siinsamas Viljandi Korva asulakeses veits ja kuna ma siin kiriku kõrval majutusin, siis kirik on see. Torb Portoda kaasa sadamale vaatamise vaatekoht. Meie jupikest asulat ka näeb. Aga on siiski laiemaid tänavaid ka ja hakkab silma siin ja seal neid hotellikesi või majutuskohti ning söögikohti. Et lisaks siis põllumajandusele ka turism on saanud selle saare oluliseks majanduse osaks. Omavalitsuse hoone. Assooride ja Portugali ainus omavalitsus on Korvo, millel ei ole kihelkondasid. Lihtsalt ongi üks omavalitsus ja täiesti iseseisvad. Et mingi aeg nad olid nagu Florese selle Santa Cruz'tes Florese siis kihelkonnaks, aga siis nüüd on saanud iseseisvaks. Santander, täitsa üks Hispaania suurimaid pankasid, toimetab siin Korvo saarel. Ja tilluke prügiauto, nii tillukest pole ma veel näinud. Siia vasakule nende kitsaste tänavatega jääb siis nii-öelda vanalinna osa, kus on kirik, siin, kus on muuseum, kus on interpreteerimiskeskus. Viimasest räägitakse linnualast, tähtsast linnuvaatluskohast, et kõigil linnuhuvilistel tasub siis sinna minna. Ja siis seal kaugemal, kus majad on hõredamalt, et seal tundub siis nagu rohkem siuke ärikeskus, ütleme nii. Et seal on neid hosteleid värke, seal on see üks toidukaupade kauplus. Toidupoes käisin ka eile sees. Müüakse seal, see toidupood, esmatarbekaupade pood, ütleme nii, et see on täpsem nimetus. Müüakse seal igasugust kraami, mis põhimõtteliselt halvaks ei lähe või vanaks ei lähe. Et näiteks värsket leiva või midagi värsket jogurtit või sellist asja sealt ei saa. Need lähevad hapnema, aga saab pakimahlasid, konservisid ja muud sellist kraami. Et väga laialt siin toiduga Korvo saarel valikut ja piltsutamist ei ole, võtad mis on. Selles mõttes väga hindan oma siis ööma ja hommikusööki, kus pakuti värsket juustu muu hulgas ja värsket sinki ja jogurteid ja puuviljasid. Okei, see on siis Korvo, Viljandi Korvo. Näib, et siin kõrgemal on ka natuke kõrgemal miski asundus olnud. Aga siin tänasel päeval paistab, et ei elata. Isegi üsna korralik asundus on olnud. Meenutus 19. sajandist ma pakun. Siis kui Korvo saarel oli 2 korda rohkem inimesi, kui siin täna on. Ja on mõned põhjused, miks neid asfalteeritud teesid vaja on. Üks on see kõrgemal asuv siin tuulepark. Kõik tuulikud hetkel küll seisavad ja põhimõtteliselt on olemas. Teiseks turistide vedamiseks kaldeera juurde. Turismiautosid, Tuulste Korvo ja mis iganes näeb päris palju. Ja kolmandaks, eks kohalikud talumehed kasutavad ka oma tööde tegemiseks. Kohati on, siin küll ei ole, aga muidu kohati on näha tee peal ikka seda lehmasitta ka. Kui ma siin astun nüüd selle teed mööda Korvo idaservas ja vaatan neid põllumaid või karjamaid või mis iganes maad need on, siis pean ütlema, et mulle jäi alguses nagu internetist otsides ja selle põhjal vale mulje. Ma arvasin, et ongi see üks madal Viljandi Korvo asula ja ongi kõik. Aga tegelikult see idakallas on ka siiski üsna selline
elatav ja halitav ja üsna madal, et võib-olla randuda lihtsalt ei saa seal all. kui ma nüüd kaardi järgi vaatan, siis seal all on märgitud see asjandus, mis seal on, et see on Vigi ja Paleia, siis vaatuskoht vist. ja nii järsku see tee lõppebki. miski nii jalgrajake läheb sinna aastate vahele, kadjamaade vahele. eks mis muud kui otse ümber ja tagasi. ahaa, Raia siin. lennujaama otsas täpselt. ja siit on näha ka kaljumürakate järsku vette langemist. no on ikka järsud seinad. ja Korva kivine rand. ning siin ka Korvasaare veskid. päris lennujaama siis lennuraja veepoolses otsas, mistõttu mul ei ole enne isegi olnud põhjust neid vaatama tulla. siin vist armastatakse ka pidutseda, et mingisugune lava moodi asjandus. üks veski on tume. tumedamat veskit natuke lähemalt. muidu siin majad põhiliselt on kõik valged ja niisuguste telliskivi punaste katustega, kui nad ei ole just vanad lagunenud kivid. aga okidoki Korvasaar. siit paistab juba lennujaam. siin on üks kohvik, inimesed ootavad lennukit, joovad kohvi. sihuke põhimaja on täitsa väikene. aga ühesõnaga mul läheb nüüd täna lend siit Ponta Delgadosse edasi Sao Migueli saarele siis.